Tere tulemast, vaatate saadet Ekspert eetris. Mina olen Katariina Mürk ja minuga on õpetamise arendamise ekspert Katrin Aava. Tere! Tere! Viimasel ajal on tekkinud ka nii-öelda kõige tavalisema inimese teadvusesse sõna nagu kobarärevus. Tuleneb see siis sellest, et inimestel ongi rohkem asju, mille pärast muretseda, et võiks öelda, et see on mööduv nähtus, kui mõni suur kriis ära kaob, läheb paremaks või see ongi midagi, mis on moodsa inimese osa siin kiires ühiskonnas. Ühelt poolt ta tundub meile, et see tuli ootamatult, aga see juba Euroopa strateegiadokumentides kuskil 10 aastat tagasi tegelikult sõnastati see suur eesmärk, et me peame nüüd õppima kohanema väga muutlike oludega toime tulles ja seetõttu tuligi see mõiste, et see säilenõtkus on meie nagu suur eesmärk, et kõige tähtsam on haridusasutustes, organisatsioonides õppida muutustega kohanema. Et see kuidagi see vana, see konkurentsidiskursus nagu pani meid hästi palju nagu üksteisega konkureerima, aga vaieldamatult hetkel on see, mis meid edasi ei vii, et kui on ikkagi nagu rasked ajad, siis tulebki nagu mõelda, et kas need haneparved seda arktilist rännet teevad alati, neid raskusi ületatakse alati koos, ühiselt, oma suutlikkust nagu palju pingutades, koos pingutades ja samas kogu aeg treenides, et tugevamaks saades. Et see ei ole mitte nagu see säilenõtkus ei tähenda kuidagi nagu mugavust või laiskut, vaid vastupidi võimet väga pikalt pingutada koos. Aga kui kuskile siis strateegiasse tekib selline sõna nagu säilenõtkus, siis kuidas me õpetame, arendame neid tugevusi, neid potentsiaalseid tugevusi, need kuidagi peab siiski välja treenima? Ja seal on et nagu seal ongi need nagu kaks poolt, et iga inimene peab ja iga organisatsioon ja ühiskond ja riik, kas siis nagu toetab seda või ei toeta. Et kui me nagu vaatame indiviidi tasandil, siis see, mis nagu see halvim mõju inimesel on see, et ta jääb üksi rasketes olukordades, olukord läheb kriitiliseks, tema jaoks pinge läheb väga suureks, tema hirmud või tema mure tundub väga suur olevat, mis ei tundu, vaid ongi ju praegu väga suur. Ja nüüd on ikkagi see, et kõige ohtlikum on see, kui ma inimesena jään üksi või ma loobun pingutusest, tõmbun endasse. Ja iga inimese nagu vastutus on ikkagi see, et otsi abi, küsi abi, ära jää üksi, ära tõmbu sinna üksindusse. Nüüd need Jaapanis need hikikomorid on nagu meile juba nagu hästi ette mudeldanud, et mida kauem inimene on selles isolatsioonis oma toas üksinduses, seda pikem, seda raskem on tal sealt ka välja tulla. Et ikkagi kui meil on ikkagi statistiliselt igal 10. on see depressioonirisk ja noortel räägitakse, et kuni 50% ikkagi elab selles depressiooniriskis. Et siis nagu esimene samm on ikkagi see, et tegelikult on üksildus see, mis tapab. Aga paratamatult ma toon siin just noorte näite. Mul on tunne, et neil võib tekkida selline illusioon, et nende ümber on inimesi, sest nad on väga palju sotsiaalmeedias, nad suhtlevad seal. Seal on pidev infovoog. Ehk siis jääb mulje, et ma pole ju tegelikult üksi, aga samas nad on ikkagi isoleeritud. Et kuidas ma hakkama saan siis, kui mulle üks hetk jõuab kohale, et ma tegelikult ei ole tugevaid suhteid loonud, minu suhted on sotsiaalmeedias. See on ikkagi see, et kui ma mingi metafoori looksin, me rääkisime sellest, mulle meenub noorusest üks loetud raamat oli see Saint-Exupéry ja tema kirjutas nagu seda lahingulenduri kaudu, kes nad kukkusid seal kuskil andides või kuskil nagu mäestikus oma lennukiga alla. Ta kirjeldas nagu väga hästi seda hetke, sest mina ei ole kriisis olnud. Väga hea on õppida nendel, kes on väga kriitilisi olukordi üle elanud ja nad täpselt nagu kirjeldavad seda olukorda.
et kui kerge on see seal mägedes, et tuleb, hakkab külm ja see külma surm ei ole nagu mingi õudne piinarikas, et sa lihtsalt nagu uinud ja sa enam ei tõuse. Ja siis see lendur nüüd hakkab sealt samm-samm nagu tõuseb ja liigub ja sunnib ennast kuni abini välja liikuma, aga ikkagi see on tema valik. Ja huvitav on ka see, et selle üksilduse teemaga ongi nii, et see lahingulendur ütlebki seda, et ta ei tee seda mitte iseenda pärast, vaid ta teeb seda selle pärast, et ta teab, kuidas teised inimesed nii kohutavalt teda ootavad tagasi. Ja ta mõtleb nende inimeste, nende suhete peale ja sunnib ennast läbi kannatuse ikka välja sealt minema. Nii et ikkagi see suur sõnum, et inimene koosneb suhetest, et minu tähendus on see, mis on minu suhted teiste inimestega. Perekond koosneb suhetest, organisatsioon koosneb suhetest ja ühiskond koosneb suhetest, et me ei saa ainult tellida nagu raskerelvastust, vaid me peame nagu keerulistel aegadel väga palju tegelema inimestevaheliste suhete ja usaldusega. Ja mitte ainult eeldades, et paneme nad konkureerima, küll siis areng toimub, et teadusuuringud seda ei toeta, ei arene nii, ei organisatsioonid, ei võimalda konkurents inimestel õppimist ega eneseteostust parimal viisil. Me teostame ennast õppijana või organisatsiooni liikmena siis, kui ma tean, et ma olen väärtuslik ja mul on teiste tugi. Ja need on need tähendused, mida on praegu oluline, millel on tõesti oluline panna rõhku. Et tegelikult oluline märksõna on võib-olla siis iseendas selle leidmine ja ka süsteemi ehitamine, kus inimesel see lootus püsib, ükskõik mis olukord talle ette visatakse, sest lootusetus on see kõige hullem olukord, sealt enam siis see on see apaatia, et ma nagu loobun pingutustest ja meil on ikkagi alati ühiskonnas on need, et kes on need aitajad ja keda on vaja aidata ja meil on keerulisel olukorda, suureneb nende inimeste osakaal, kes vajavad abi, aga kuidas me saame niimoodi, et neid aitajaid oleks hästi palju, neid, kes tõusevad ja liiguvad, need, kes aitavad sellel kogukonnal seda kriisi ületada, need, kes sisendavad õppijatesse eneseusku, mitte ainult hirmu ja ebaõnnestumise hirmu. Et need on hästi suured valikud, mis me saame igapäevaselt oma suhetes ja oma organisatsioonides levitada. Aga inimene tegelikult ju, ma saan aru, ei sünni selles mõttes aitajaks, et tal ei ole mingit isikuomadust, mida teistel ei ole lihtsalt sündides. Et minul tekib küsimus näiteks, et mis saab aitajast, kui tema selles elu tasakaalus kaob midagi ära, et kas ta muutub sama haavatavaks kui need inimesed, keda ta aitab. Ma toon näite, et on sotsiaaltöötajad või siis väga paljudele aktuaalne näide lapsevanem, kes vastutab terve pere eest, ta vastutab tööl teiste inimeste eest, tal on väga raske iseenda eest vastutada, et ühest küljest temal peab olema seda lootust, et terve see süsteem tema ümber püsiks. Aga see võib ju ka otsa saada. Seal on jälle see, ma toon selle ühe näite, kus ma, et mul on üks asi, et ma alati pean ausalt tõstma käe ja ütlema, ma praegu ei jõua või mul on praegu abi vaja. Et see ausus ka, et mul oli see, nagu et läksin ookeanisse vales kohas ujuma entusiastlikult, siis olen juba kaldast nendest oma sõpradest nagu nii kaugel, nendeni ei jõua minna, siis saan aru, et enam üldse kaldani ei jõua minna, sest laine tõmbab kogu aeg tagasi. Ja siis ongi see vastutus ja siis ma nagu loen, et 3 lainet veel elan üle, et see trummel on nagu pöörane. Ja siis ongi see, et ma alati pean tõstma käe ja ütlema, kuidas minuga on. Et see nagu see ausus suhtluses või see vastutuse võtmine oma elu eest ja et ka teised oskaksid minuga arvestada. Et ma ka mäletan, et kui ma seal ookeanis siis tõssin käe ja ütlesin, et nüüd mul on abi vaja, siis mingi hetkega tuli sealt, ma ei tea, kuskilt lainest üks laudur ja andis mulle kohe laua ja kohe viis mu kaldale, kus need
vihased vetelpäästed siis nagu tulid, ütlesid, mis nad asjast arvasid, aga see on ka see, et selles kogukonnas ka aus olek, et milleks mul on ressursse ja kuidas mul praegu läheb. Ja et me aktsepteerime. Ja et seal hanekarjas on ka, kuidas selle hanekarjas, et üks läheb, see ei tohi ka, vahva neid vaadata, üks läheb liiga kaugele, siis teised ei jõua järgi, et kuidas nad ikkagi liiguvad koos. Ja kord veab üks ja siis saab uhkab ja siis veab teine. Et kuidas nad ikkagi nagu neid väga pikki vahemaid, väga palju pingutades ja just koos kohale jõudes peavad tegutsema. Et see on kuidagi hästi, nagu lummavad need haneparved seal taevas. Aga kuidas töökohas nii-öelda praktilises võtmes võiks välja näha, et näiteks me anname sõnumit töötajatele edasi, et nad võivad selle käe tõsta üles, kui nad on vea teinud, nad julgevad viga teha. Et mina näiteks koolimajas liikudes, ma näen ikka selliseid lehekesi, kus on kirjas, et küsi abi, seal on nii vaimsete ja kui ka füüsiliste asjade kohta meeldetuletus, sa võid abi küsida. Aga kas saab ka kuidagi seda sõnumit niimoodi pidevalt inimeste siis teadvuses hoida? Ma arvan, seal on ka mingi koosolekukultuur, et meil on ka, kui meil on koosolekukultuuris on see koht, meil küll on, et on avaring, kus alati nagu päris ausalt küsitakse, kuidas sul läheb. Kontrollküsimus, tegelikult me alustame esmaspäev, et kuidas sul läheb. Ja siis on tegelikult oluline ka, et ma pean, et kuna mulle antakse mikrofon, et kas ma siis olen aus selle väljaütlemisel. Et ma arvan, aga kui on koosolekus selline, kus lihtsalt antakse infot ja selliseid ringe ei ole, kus peilitakse, et kuidas praegu inimestel see töövõime või valmisolek on. Et kas või selliste sammudega või õppija tuleb klassiruumi, et on avaringid, kus tegelikult küsitakse, et mis su valmisolek on või kuidas sul praegu on või kus su mõtted praegu on. Et ka nendega me kogu aeg loome sellist ühisruumi, mis aitab inimestel, nii kui ta väljendab neid tundeid, siis ta on juba tema valmisolek, ta on kuuldud, märgatud, aktsepteeritud ja tegelikult juba tema valmisolek ka suureneb panustamiseks. Nii et see, et ma motiveerin oma töökaaslase, koolikaaslase üldse oma tunnetest rääkima, et kas see siis aitab tal neid ise rohkem mõtestada, et tal tekibki siis mingi nii-öelda vastupidavus sellises olukorras, kus ta praegu on, kus need probleemid tal peas on. Et see, et ta mõtestas tänu mulle need läbi, kas see päriselt ma saan ennast nüüd abistajaks nimetada? Hästi, ma arvan, et selle teise inimese jaoks oli see, et esiteks sõnastas ta selle ja kui ta ka nagu sõnastab endale, et mul ei ole praegu hästi, aga see on ka see vastutuse võtmine ja siis ma ikkagi nüüd tegelen, et ma ei tõmbu eemale, sest kui ma ei julge öelda, et mul ei ole hästi, siis ma ju peidan ja varjan ja aga kui ma olen selles abistaja rollis, siis ma arvan, et ma ka tajun seda vastutust, eriti kui minu ümber näiteks on mitu õnnetut inimest. Ma võtan jälle selle ema rolli, kellel on kodus lapsed, võib-olla nad on siis nii-öelda puberteedi eas ja ongi jube palju maailm tundubki, et on kogu aeg meie vastu. Et kas seal ei teki sellist nii-öelda performatiivset positiivsust, mis pärast võib mulle hoopis nii-öelda vastu jalgu käia? See jälle see, ütlen ausalt, palju mul on ressurssi ja kui mul ei ole ressurssi, siis ma saan öelda, mõistan ja vahel võib olla ka, et ma juhatan seda inimest edasi või innustan teda ikkagi abi küsima ka mujalt. Ja lõpuks on ka see, et kas või selle emana või me ei saagi alati aidata, aga me saame olla kohal või me saame olla olemas. Aga see abi küsimise nagu probleem, et inimesele tuleb meelde tuletada, et küsi abi, et see ei ole enam nii-öelda
kas ta on üldse kunagi olnud selline nii-öelda enesestmõistetav, et küsi abi või see tuleb mingist kultuurist, et tekib häbi abi küsida? aga seal on ikkagi, kui ma mõtlen, et aga kas sa võtad vastutuse oma elu eest või et kui sa oled ka sinna lainesse jooksnud või sinna lainesse kaugele ära ujunud, et sa pead nüüd vastutama oma elu eest ja isegi kui sa oled teinud vigu, sa pead ütlema, et ma pean edasi liikuma, ma pean nüüd pingutama, et välja tulla sellest olukorrast, mitte sinna lainesse vajuma või mitte sinna ära külmuma sinna mäele. Et jah. Jah, et minu silmis see ootab palju suuremat süstemaatilist muutust, sellepärast et nagu see hirm vigu teha, see surve, see konkurents tegelikult laste jaoks hakkab juba näiteks põhikoolis, et nad võtavadki need mustrid endaga kaasa, et ära tee vigu, tee need eksamid korralikult ära, näed, su sõbranna tegi sinust paremini. Et kas me peamegi kogu suhtumist koolisüsteemis muutma? Aga me peame, see on see, et inimesi ei ole vaja võrrelda, see konkurents ei aita neil õppida. Inimene, me rääkisime tippsportlane ka, kui tegelikult ta konkureerib iseendaga, oma sooritusega, see on see, mida ta kontrollib. Inimene nagu, kui ta on toetatud ja võimestatud, siis ta igapäevaselt pingutab ja arendab ennast, aga kui ta on sunnitud teistega lihtsalt võistlema, tõestama oma väärtust, siis neid loobujaid on just selles süsteemis ju rohkem. Nii et see säilenõtkus tähendab ka seda, et me loome sellised nagu mängureeglid, pinguta, et sa saaksid ennast teostada koos teistega siin ühiskonnas parimal viisil. Ja tegelikult sealt tuleb see innovatsioon, sealt tulevad uued lahendused, ja seal inimesed panustavad kõige rohkem nii enda kui ühiskonna arengusse. See on kui nagu mõtteviisi muutus. Me liigume sinna säilenõtkuselt, sellest nagu majandusliku konkurentsi diskursuselt sellisesse nagu säilenõtkuse toetamisse. Väga suur erinevus. Aga seda on nagu see aitab meil neid kriise ületada. Tegelikult see on päris huvitav selles mõttes seda mõttemuudatust, näiteks mina näen spordis, just olid olümpiamängud ja kui vaatame, kuidas Eesti sportlastega räägitakse, siis üks asi, mis minu arust on muutunud, just panin sellel aastal tähele, on see, et ajakirjanik küsib, et kas olid väga närvis ka ja sportlased vastavad, et ma läksin nautima. Et tegelikult mingi mõttemuudatus on juba tulnud, aga samas, kui see sportlane tuleb siia Eestisse tagasi, öeldakse, et miks sa selle 7. koha nüüd said, siis see tuleb sellesse mulli ju ikkagi tagasi ja konkurentsist ta ei pääse. Nii et kas meie ainuke võimalus ongi sellele inimesele öelda, et sina pead selle maailma nüüd kõrvale jätma, et see sõnum ei ole sulle kasulik, sa ei saa niimoodi võistelda. Et me peame pigem siis seda sportlast aga see on minu jaoks ka nagu prioriteetide küsimus, et inimene peab oma peas need lahti selgitama, et kas ta tahab lihtsalt konkureerida või ta tahab areneda selles. Ma olen ka märganud, et kuskil, see on viimased paar aastat tõesti, et see on näha, et nad on hakanud psühholoogidega tööle ja siis nad on mõtestanud ja mõistnud, et millisel hetkel see inimese sooritus on maksimaalne. Ja see ei ole sellises nagu eksimise hirmus või sellised, ma nüüd pean nagu jälle, et see minu see korvpalluri näide, et ma ei saa teha, ma pean, et ta teeb selle, see lõdvarandmega peab ta viskama selle otsustava hetkel, aga tegelikult on ta nagu peaks olema surmani hirmunud ju eksimuse ees. Et kuidas me saame kuidas ta saab selles seisundis, ta peab tegema parima võimaliku ja ta teab, et teda usaldatakse ja ta teab, et väga suur tõenäosus, et ta viskab mööda ja ta peab selle viske tegema. Meil ei ole siin enam visked, meil on siin ikkagi väga suured nagu ühiskondlikud väljakutsed, et kui me kõik teeme igapäevaselt oma rida, toetades üksteist, mõeldes paremaid lahendusi välja, suurendades selle kaudu nagu heaolutunnet, väärtustades üksteist, et need on nagu see on see kultuur, kus tegelikult elatakse kriisid üle. Aga kui me oleme tõestanud, et inimene kasvab
areneb, see on nii majanduses kui lasteaia tasemel, siis kui tal on seal hea olla, siis miks me ei klõpsa ennast välja sealt konkurentsist, et kuulge sõbrad, ärme enam võistle selle näiteks ettevõttega, et LHV ei võistle enam SEB-ga, vaid vaatame, et töötlejatel hea on ja siis küll meie ettevõte areneb. No, ma arvan, et see on ka nagu ülikoolidel selline, näiteks ju Tallinna Ülikoolis on ju ka praegu nagu see valiku küsimus, et kas me ikkagi püüame nagu hambad ristis globaalses konkurentsis hoida, nagu võidelda nende kohtade nimel. Ja siis pigistades ka kõikidest inimestest see maksimaalne välja, teades, et kõik ei tule sellega toime või et need suhted muutuvad väga keeruliseks. Või me ütlemegi, et meil tegelikult ülikoolis on vaja praegu toetada kollegiaalsust, inimeste heaolu, inimeste suutlikkus, et nad selle pingega toime tuleksid. Et need ongi sellised nagu suured valikud. Aga kui meil ongi, aga miks meil on siis need 50% on neid, et igal 5. on ärevushäire ja depressiooni risk on inimestel nagu nii kõrge, et see, et millised valikud me siis teeme või mida me väärtustame, mis me tahame, et me tahame õnnelikku perekonda, kas me tahame, et meil on sellised nagu toetavad koostöövõrgustikud, kelle puhul ma saan alati loota, et ma jään ellu või et ma olen seal, minust hoolitakse, mind armastatakse. Et mõtleme rohkem sellele, mis sõnumeid me edastame nii endale kui teistele, võtame rohkem vastutust ja võib-olla siis aitame teised endaga kaasa. Aitäh sulle, Katrin Aava, ja teiega, kallid vaatajad ja kuulajad, kohtume juba järgmisel hooajal.